Tere tulemast tagasi, mina olen Rauno Reasmaa ja enne kui me liigume edasi rääkimas sellest, et kes me oleme, miks me oleme ja miks meil maailmas on asjad nii nagu nad on, tahan ma öelda üht. Ma ei ole rumal ja ma ei ela roosas mullis. Ma tean väga hästi, mis toimub ja millest maailm räägib ja asjadest, millest paljud inimesed ei julge isegi rääkida, nagu Iisrael ja sionistid ja viimase 10 jooksul on maailma raputanud erinevad lood, mida siis kutsuti vandenõuteooriateks, aga hiljem on väga paljud neist siis kas või osaliselt osutunud tõeks. Kui räägiti, et valitsused jälgivad inimesi, siis kõik naersid. Ja siis tuli välja Edward Snowden ja tõestas, et globaalsed luureagentuurid salvestasid iga sõnumi ja kõne. Ja see polnud teooria, see oli programm. Siis räägiti, et ravimifirmad manipuleerivad teadusega ja siis tuli välja opioidi epideemia, mille juured on dokumentide järgi siis Purdue Pharma vales ja ahnuses. Siis räägiti, et inimeste peal tehakse salaja katseid ja siis tulid MK Ultra ja dokumendid avalikuks, kus siis CIA viis läbi katseid LSD ja hüpnoosidega kodanike peal ilma nende nõusolekuta. Ja siis räägiti võrgustikest, mis ulatuvad poliitikani ja Jeffrey Epstein tõestas, et jõukad ja mõjukad mehed vedasid eraklientidele alaealisi tüdrukuid erarennukitel ja saartel, vägistasid väikseid lapsi ja need on kõik faktid. Ja nagu see sama inimene on inimene, kes teab liiga palju ja on siis maailma kõige mingi paremini valvatud vangis, kus siis on videokaamerad välja lülitatud ja kongivalvurid magavad ja tema suudab justkui ennast selle ajaga ära tappa, siis küsimused on õigustatud, Siis on räägitud veel rahasüsteemist, et see on manipuleeritud ja võlts ja kontrollitud ja ajalugu ise näitab, et 1913. aastal pärast Titanicu katastroofi, kus hukkusid mitmed juhuslikult need finantsinimesed, need samad finantsmehed, kes seisid föderaalse keskpanganduse loomise vastu ja just pärast seda Titanicu uppumist tekkis siis meil see keskpangandussüsteem, mis on siis sisuliselt erakapitalil põhinev keskpank, mis kontrollib trükitavat raha Ameerikas ja sealt kaudu kogu maailma. Ja see pole ulme, jällegi ajaloo fakt. Siis on räägitud, kuidas ajalugu on moonutatud, kuidas teise maailmasõja kohta on väga palju infot moonutatud ja üldsegi täiesti vastupidi räägitud sellele, mis on tõsi. No ja siis samamoodi need chemtrailid mida nii-öelda pikalt eirati ja nüüd järsku jälle kõik tunnistavad, me teeme chemtraile, et lihtsalt siin globaalne soojenemine. Massiline tööstusreostus, toidusüsteem, mis mürgitab meid aeglaselt, meedia, mis näitab ainult hirmu ja vägivalda ja kõik see on ju reaalselt olemas. Kas need kõik detailid on tõesed? No, ei pruugi, Aga midagi süsteemselt mäda on ja seda me tunneme kõik. Ma võiksin teha igast sellest teemast terve sarja videosid Epsteini võrgustikust, rahanduse illusioonist, keemia ja infomürgist, kuidas meid programmeeritakse hirmu ja vihaga ja kuidas meid jagatakse erinevatesse gruppidesse ja jagatakse väikesteks tükkideks, et me ei taipaks, kui sarnased me tegelikult kõik oleme. Ja ma mõtlesin seda tegelikult teha, ma mõtlesin, ma pean tõe välja tooma, aga siis juhtus üks asi. Ma avastasin, et kui sa elad nendesse teemadesse liiga sügavale ja kaua sisse, siis nad hakkavad sööma su hinge. Kogu maailmapilt muutub selliseks mustaks ja lootusetuks ja see on tegelikult kõige ohtlikum vangla üldse. Vangla, mille sa oma enda tähelepanuga lood. Ja siis ma mõistsin, et selleks, et neid teemasid nagu veel sügavamalt mõista, ma pean minema natukene kaugemale kui lihtsalt need vandenõud. Vandenõu faktid siis nüüd juba, Mitte ainult teadma, mis valesti on, vaid miks see üldsegi võimalik on. Miks maailm on selline? Ja üldse, selles suhtes ma ei tea, ausalt öeldes ma arvan, et kui sa täna 2026 fucking aprill ei tea, millest ma räägin, siis halleluuja, tule kivi alt välja, Patrick, reaalselt vaata ringi, mis maailmas toimub või ma ei tea, võta fucking prillid eest ära ja ausalt öeldes, ma ei tea, minu fucking algoritm on täis seda, ma ei tea, kas meil kõigil on. Aga mul on siuke tunne, et kui sa kirjutad kas või ühe nendest teemadest sisse, mida ma siin videos korraks mainisin, vaatad selle kohta mingi video, siis algoritmist hakkab sulle oksendama neid teemasid. Ja mingil määral ma tunnen, et see on ka meelega niimoodi. Aga ühesõnaga siin ma tahangi siis jõuda selle järgmise teemani, et miks maailm üldse on selline, nagu ta on? Kes meie
oleme tegelikult päriselt olemuselt. Mis on teadvus, consciousness, awareness ja miks on siuke tunne, et meie reaalsus reageerib meie teadvusele? Et mis on teadvus ja miks tundub, et reaalsus reageerib vaatlejale? Meil kõigil on erinev reaalsus. Meie kõigil reaalsus tegelikult on sisuliselt meie 5 meele ja uskumuste kompott, kõik meie kogemused, mida me oma läbi meelte ja nii-öelda siis kogemuste oleme nagu peas kokku pannud. See meie aju on nagu mustas kastis, on ju. Kogu selle kompotiga ta nagu loobki meie reaalsuse. Eks meie uskumused ja meie kogemused ja meie mõtted loovad reaalsus. See tähendab seda, et meil on kõigil tegelikult erinev reaalsus, aga meie kõigi reaalsus on tõde. Meie kõigi reaalsus on päris. Ja sealt tegelikult algab ka minu tänase päeva video. Teekond siis kvantfüüsikast teadvuse ja siis tegelikult lõpuks jumaliku allikani. Ma ütlen kohe siia spoilerina ära, et ei, ma ei ole kristlane, ma ei ole üldse religioonne inimene, ma ei käi palvetamas kuskil kirikus, ma nagu ei arva seda, et kui sa seda ei tee, sa lähed põrgusse, nagu kõik see fakt lihtsalt unustage ära. See on samamoodi lihtsalt üks kontrollivõim, mis on läbi 1000 aastate meile peale pandud, on ju. Vähemalt see on minu arvamus selles suhtes, ma ei taha kellegi uskega nii nagu maha teha. Igaüks usub, mis ta tahab, on ju. Aga mina lähtun selles videos asjadele teaduslikult. Et mina olen alati olnud natuke skeptik. Et kui keegi mulle ütleb, et sest et Piibel ütleb või et Jeesus õpetas, siis ma olen alati nagu mingi ja siis pööritan silmi ja mõtlen, mida sa jaurad, vaata. Ma ei usu mingisugusesse habemega vanakesse, kes istub taevas pilve peal, jälgib, kui hea poiss sa oled olnud, on ju. Mina nagu usun teadusesse. Kui sa saad midagi mõõta, tõestada, korrata, näidata, siis ma usun, vaata. Ja kui sa ei saa, siis see on arvamus, mitte fakt. Ja see positsioon oli mul aastaid, aga teadus ise on mind viinud kohtadesse, mida ma ei osanud isegi oodata. Võtame näiteks UFOd, on ju. Ma olen alati arvanud, et me ei ole universumis üksi, sest see on puhas matemaatika, on ju, et miljardid galaktikad, triljonid tähed, lugematud planeedid, et mõelda, et ainult siin, sellel väiksel kiviteral on tekkinud teadlik elu. No, see ei ole skeptisism, see on nagu siuke teadlik ülbus. Et kui sa nagu arvad, et ainult meil siin terves galaktikas kosmoses on tekkinud siuke intelligentne elu, no ma ei tea, see on natuke naiivne mõelda jällegi, ma arvan, või nagu jah, siuke. Aga ühesõnaga point on see, et kui sa saad tunnistada seda, et meil on olemas veel kosmoses nii palju, mida me ei suuda tõestada või jah, nagu seletada ja nii, siis sa peaksid tulema mõttega selle juurde, et mida on veel olemas, mida me ei oska nagu seletada, mida me ei näe, ei kuule, ei mõõda. Et alustame siis sellest, mis on juba tõestatud. Psühholoogias ja meditsiinis on teada, et sa saad ennast negatiivsete mõtetega sõna otseses mõttes haigeks mõelda. Krooniline stress, ärevus, depressioon, need mõjutavad füüsiliselt su immuunsüsteemi, südant, seedetrakti, isegi DNA ekspressiooni. Ja see ei ole esoteerika, see on meditsiin. Aga sama kehtib ka vastupidi. Et placebo-efekt on reaalne ja mõõdetav. Inimestele antakse suhkrutabletti, öeldakse, et see on ravim ja nad paranevad. Mitte sellepärast, et tablett midagi tegi, vaid sellepärast, et nad uskusid. Nende uskumus muutis nende biokeemiat. Nagu mõtte korra sellele. Midagi mittemateriaalset, mõte, uskumus muudab füüsilist materjali. Nagu kuidas see võimalik on? Ja siis on veel üks küsimus, mida teadus siiani vastata ei suuda. Kui ma praegu olen vait, panen silmad kinni ja mõtlen oma ette, siis ma kuulen häält oma peas. Ma kuulen oma mõtteid. Aga kus see hääl tuleb? Nagu see ei ole helilaine, mis liigub läbi õhu ja kõrvade, see on midagi muud. See on midagi, mida ei oska mõõta ega lokaliseerida. Räägime siis nüüd sellest, et millest siis sina ja mina tegelikult tehtud oleme. Keha koosneb rakkudest, rakud koosnevad molekulidest, molekulid koosnevad aatomitest, aatomid koosnevad elektronidest, prootonitest, neutronitest. Aga siit läheb huvitavaks. Kui me lähme nagu veelgi sügavamale, siis me ei leia seal enam tahket mateeriat. Me leiame energia, vibratsiooni ja laine funktsioonid. Siis aatomid on üle 99,9% tühjus. See tool, mille peal mu käsi praegu siis on, see on peaaegu täielikult tühi ruum. See, mis teeb ta tahkeks, on elektromagneetilised jõud
elektronite tõukumine, siis me tegelikult ei puutu päriselt üksteise kokku, et meil elektronid tõukuvad oma vahel. Sellepärast ma ei saagi oma sõrme panna teisest sõrmest läbi, sest nad tõukuvad, on ju. See on kõik teadus. Ma saan aru, et kui sa oled nagu mingi IQ 50, siis sa ei saa mitte munniga aru, mida ma praegu räägin. Aga ma tahaks loota, et nagu intelligentseid inimesi veel on, on ju. Aga jah, selles suhtes me oleme sõna otseses mõttes kõik tehtud energiast, mis vibreerib erinevatel sagedustel. Tool ja mina lihtsalt vibreerime erineval sagedusel. Sina, mina, see tuba, kõik. Ja nüüd tulebki siis eksperiment, mis muutis 20. sajandi füüsikat ja mis siiani ajab teadlastel pea sassi. Ja see on siis double slit eksperiment, ehk siis 2 pilu eksperiment eesti keeles, on ju. Ja 2 pilu eksperiment töötab nii. Sa tulistad üksikuid osakesi, fotoone või elektrone läbi ekraani, milles on 2 pilu. Teisel pool on detektorplaat, mis näitab, kuhu need osakesed maanduvad. Ja klassikalise füüsika järgi peaks iga osake läbima kas ühe või teise pilu ja tekitama 2 triipu. Aga see, mis tegelikult juhtub, on interferentsmuster, nagu lainete puhul. Osakesed käituvad nagu lained. Nad lähevad kuidagi läbi mõlema pilu korraga. Okei, imelik, aga võib-olla nad ongi lained. Aga siin tuleb siis see osa, mis peaks siin natuke häirima. Kui sa paned detektori pilude juurde, et vaadata, kummast pilust osake läbi läheb, siis interferentsmuster kaob. Osakesed käituvad taas nagu osakesed. Ehk siis nad osakesed saavad aru, et neid vaadatakse. Kui keegi jälgib, nad käituvad ühtemoodi ja kui keegi ei jälgi, siis nad käituvad teistmoodi. Ja see ei ole filosoofia, see ei ole tõlgendus, see on eksperimentaalne fakt, mida on korratud 1000 kordi laborites üle maailma. Nii et siis selle järeldus on see, et vaatlus muudab tulemust. Teaduslik fakt. Siis on veel üks nähtus, mis ei peaks olema võimalik. Kui 2 osakest on kord olnud interaktsioonis, siis nad jäävad seotuks, ükskõik kui kaugele nad üksteisest liiguvad. Ja kui sa mõõdad ühe osakese omadust näiteks Tallinnas, siis teine osake Austraaliast teab koheselt, milline tema olek peab olema. Mitte valguse kiirusel, vaid koheselt. Nagu poleks nende vahel mingit distantsi. Einstein nimetas seda kõhedaks toimeks kaugusest ja keeldus seda aksepteerimast. Ta arvas, et see peab olema viga. Aga eksperimendid on näidanud, et see on reaalne. Ehk siis kvantiitsus viitab sellele, et universumi põhitasandil on kõik omavahel ühenduses viisidel, mida me tegelikult täielikult ei mõista. No mida see siis meile ütleb? Ma panen kokku. Kogu mateeria on energia, vaatlus mõjutab reaalsust ja osakesed on ühendatud üle aja ja ruumi. Ehk siis me elame universumis, mis on fundamentaalselt teistsugune kui see, mida meile igapäevane kogemus vihjab. Ja see ei ole New Age jutt, see on füüsika. Uuri ise, nagu ma ei ütle sulle, et sa pead seda uskuma, mine ja uuri ise nende asjade kohta. That shit is real. Nüüd räägime millestki, mis peaks panema mõtlema ka kõige suuremad skeptikud. 1983. aastal koostas USA armee luure- ja turvaosakond raporti nimega Analysis and Assessment of the Gateway Process. See dokument on nüüd deklassifitseeritud. Sa saad seda ise lugeda CIA avalikul veebilehel. See ei ole kellelegi YouTube'i teooria, see on ametlik valitsuse dokument. No ja mida siis räägib? Gateway Process oli programm, mis uuris, kuidas inimteadvus saab häälestada kindlatele sagedustele. Nad kasutasid binauraalseid helisid, erinevaid sagedusi kummagesse kõrva, mis sünkroniseerivad aju poolkerasid. Eesmärk oli siis saavutada teadvuse laiendatud seisundeid, liikuda väljaspool tavalist ajaruumi, pääseda ligi informatsioonile, mis ei ole füüsiliselt kättesaadav. Ja siin on see osa, mis sind peaks jälle huvitama. See raport järeldab otsesõnu, et reaalsus on hologramm. Mitte metafooriliselt, sõna otseses mõttes. Universum on energiaväli, kus mateeria on teadvuse projektsioon. Ja ma siin tsiteerin siis otse dokumendist. Inimese teadvus võib eksisteerida väljaspool füüsilist keha ning osaleda energia ja teabe vahetuses universumi põhiväljaga. See ei ole mõne gururaamatus, see on USA sõjaväe ametlik raport. Oi jah, sorry. Sama valitsus, kes ütleb sulle, et teadvus on lihtsalt ajukeemiline protsess, et surm on lõpp, et spirituaalsus on ebausk ja see sama valitsus kulutab miljoneid uurimaks, kuidas teadvusega reisida väljaspool aega ja ruumi. Et ma ei tea, kas teevad seda lõbu pärast või nad teavad midagi, mida nad meile ei räägi näiteks. Ja no siin on siis küsimus sulle. Kui ma toon sulle fakte, deklassifitseeritud dokumente, teaduslikke eksperimente, ajaloolisi tõendeid ja sa keeldud neid isegi vaatamast, siis küsimus ei ole enam selles, et kas info on olemas
Küsimus on selles, et kas sa oled võimeline oma arvamust muutma. Kui mitte ükski fakt ei suuda sind liigutada, kui sa lülitad ennast välja kohe, kui miski ei sobi su praeguse maailmapildiga, siis sa oled lukus. Sa oled vang oma enda mõtlemisviisile. See ongi tegelikult täpselt see, mida teatud jõud tahavad, on ju. Inimesi, kes ei küsi, kes kordavad seda, mida neile öeldi, kes kardavad teisiti mõelda, sest siis tuleks tunnistada, et äkki sa ei teagi kõike. Et lase oma egost veits lahti, on ju. Sa ei teagi kõike, aga ma ei ütle sulle, mida uskuda. Ma ütlen, et vaata ise, loe ise, uuri ise ja siis otsusta, on ju. Räägime siis nüüd eesti keel, inglis keeles on cymatics, eesti keeles vist cymatics, anyway. On olemas siis teadusharu nimega kümaatika, mis uurib, kuidas helisagedused mõjutavad mateeriat. Eksperiment on lihtne ja visuaalselt vapustav. Pane metallplaadile liiva, lase plaadi all mängida erinevaid helisagedusi ja vaata, mis juhtub. Iga erinev sagedus loob erineva geomeetrilise mustri. Madalam sagedus, lihtsam muster, kõrgem sagedus, keerulisem, detailsem, ilusam muster. Sagedus loob struktuuri, vibratsioon loob vormi. Ja nüüd mõtle, kui me kõik oleme tehtud vibreerivast energiast, siis millistel sagedustel sina vibreerid? Ja mis juhtub, kui sa seda sagedust muudad? Veemälukatsed. Jaapani teadlane Masaru Emoto tegi katseid, mis on teadusringkondades vastuolulised, aga kontseptuaalselt proaktiivsed. Ta võttis veeproove ja allutas need erinevatele mõjudele, sõnadele, muusikale, kavatsustele ja seejärel külmutas vee ja fotografeeris kristalle mikroskoobiga. Ja vesi, millele oli öeldud armastus või tänu, moodustasid ilusaid sümmeetrilisi kristalle. Ja vesi, millele oli öeldud vihkavaid ja saad vastik ja selliseid negatiivseid asju, moodustas kaootilisi fragmenteerituid struktuure. Mõtle sellele, inimkeha on 60–70% vesi, nagu koosneb on ju veest. Ja kui vesi reageerib vibratsioonidele, siis mõtle, kuidas mõjutavad sind sõnad, mida sa ise endale ütled. Muusika, mida sa kuulad, mõtted, mida sa terve päeva mõtled, on ju. Ja Tesla teadis. Nikola Tesla, üks ajaloo suurimaid geeniuseid, ütles, kui sa tahad mõista universumi saladusi, mõtle energia, sageduse ja vibratsiooni terminites. See on mingi poeetiline mõtiskus, see oli praktiline juhis mehelt, kes töötas energiaga iga päev ja leiutas asju, mida me siiamaani kasutame. Ja võib-olla ta teadis midagi, mida me alles hakkame mõistma. Neuroteadus on teinud hämmastavaid edusamme. Me teame, millised ajupiirkonnad aktiveeruvad erinevate tegevuste ajal. Me saame mõõta neuronite liikumist, jälgida verevoolu ajus, isegi lugeda teatud mõtteid skännerist. Aga üks küsimus jääb täielikult lahendamata. Filosoofid nimetavad seda teadvuse raskeks probleemiks. Miks on olemas subjektiivne kogemus üldse? Miks ei ole me lihtsalt bioloogilised robotid, kes töötlevad infot ilma, et keegi meie sees seda kogeks? Kust tuleb see mina tunne? Aju on füüsiline organ, neuronid, sünapsid, elektrokeemilised signaalid, aga kogemus, punase varvi nägemine, valu tundmine, armastuse kogemine, see on midagi kvalitatiivselt erinevat kui füüsikalised protsessid. Kuidas mateeria tunneb tunnet? Ja keegi ei tea vastust. See on avatud küsimus, mis viitab siis sellele, et meie materialistlik maailmapilt on kuskilt fundamentaalselt puudulik. Miljonid inimesed üle maailma on kogenud surmalähedasi kogemusi. Hetki, kus nad on olnud kliiniliselt surnud ja siis tagasi tulnud. Nende kogemused on hämmastavalt sarnased, olenemata siis kultuurist, religioonist või taustast. Ja mis need on siis? On kehast lahkumise tunne, tunnel ja valgus, kadunud lähedastega kohtumine ja kogu elu ülevaatamine hetkega. Ülev tingimusteta armastuse kogemine ja teadmine, et nad peavad tagasi minema. Skeptikud ütlevad, et see on surev aju, hapnikupuudus, neuronite juhuslik tulemine, aga see ei seleta mitut asja. Miks näevad patsiendid operatsioonitoa detaile, mida nad ei saanud näha? Asju lagede peal, vestlusi teistes ruumides, sündmusi, mis toimusid, kui nende silmad olid kinni ja aju möödetavalt ei töödanud. On dokumenteeritud juhtumeid, kus sünnist saati pimedad inimesed kirjeldasid visuaalseid detaile, mida nad nägid kehast väljumise ajal. Kuidas sa näed, kus sa pole kunagi näinud? Eks midagi jätkub, kui aju lakkab töötamast. Või vähemalt meie arusaam teadvuse ja aju suhtes on fundamentaalselt puudulik. Ja siis mõned füüsikud ja teadlased ongi hakanud küsima seda radikaalset küsimust, et mis siis, kui teadvus
ei ole mateeria kõrvalnähe, vaid vastupidi fundamentaalne. Ehk siis põhimõtteliselt see, et nagu meie teadvus ei ole tänu meie ajule, vaid meie aju on nagu antenn, mis püüab teadvust. No ja see vaade, mida kutsutakse idealismiks või pansühhismiks, väidab, et teadvus on universumi põhiomadus. Mitte midagi, mis tekib piisavalt keerulises ajus, vaid midagi, mis on olemas algusest peale. No ja see tegelikult seletakski, et miks vaatlus mõjutab kvantmõõtmisi, sest teadvus on osa võrrandist. Et miks teadvust ei saa redutseerida neuroni tegevuseks, sest see ei tulene ajust, aju on pigem vastuvõtja. Miks subjektiivne kogemus üldse eksisteerib? Sest universum ise on kogemuslik ja see ühtib hämmastavalt palju iidsete traditsioonidega. Kui sa uurid maailma spirituaalseid traditsioone, siis nad ütlevad kõik põhimõtteliselt sama asja. Hinduism õpetab, et Atman ehk siis individuaalne hing on identne Brahmaniga ehk siis universaalse teadvusega. Tatvam asi, sina oled see. Budism õpetab, et eraldatus on illusioon ja et kõik olendid on omavahel ühendatud ühel teadvuse väljal. Taoism räägib taost, nimetamatust allikast, millest kõik tuleb ja kuhu kõik naaseb. Müstilised kristlased, mitte institutsionaalne kirik, vaid müstikud, räägivad Jumala kuningriigist, mis on sinus. Sufi islam õpetab, et Jumal on sulle lähemal kui su oma kaelasoon. Kabala räägib Ein Sofist, lõpmatust allikast, mis fragmenteerub, et ise ennast kogeda. Ja need on kõik erinevad traditsioonid, kultuurid, erinevad ajastud, erinevad keeled, aga tuumõpetus on hämmastavalt sarnane. Et siis reaalsuse põhialus on ühtne teadvus, me oleme selle teadvuse väljendused, eraldatus on illusioon, armastus on kõrgeim tõde. Miks jõuavad eri kultuurid eri aegadel ilma omavahelise kontaktita samale järeldusele? Üks võimalus on see, et see on inimpsüühika universaalne muster, evolutsiooniline kohastumus, kollektiivne fantaasia. Ja teine võimalus on see, et nad puutuvad kokku kõik sama reaalsusega. Ma ütlen sulle, mida uskuda, aga ma küsin sult lihtsalt, et kas ei ole huvitav, et need mustrid korduvad? Tuhandeid aastaid, tuhandete kilomeetrite taga kultuurides, kes ei teadnud üksteise olemasolust. Ma ütlen ausalt, kui keegi rääkis mulle Jeesusest, siis ma lülitasin välja ennast. See oli minu jaoks seotud dogmaatilise religiooniga, silmakirjaliku kirikuga, valjuhäälsete inimestega, kes arvasid, et teavad kõike, sest Piibel ütleb nii. Ma ei olnud kristlane, ma ei ole ikka veel kristlane selles siis traditsioonilises mõttes. Ma ei käi kirikus, ma ei loe piiblit iga päev. Aga läbi nende samade jänesuurgude, conspiracy teoorite asjade, läbi ajaloo teaduse ja filosoofia uurimise jõudsin ma tagasi Jeesuse juurde. Kõigepealt siis Jeesus oli reaalne ajalooline isik. See ei ole mingi usu küsimus. Ta on üks kõige paremini dokumenteeritud inimesi üldse läbi ajaloo. Meil ei ole mitte ainult kristlikud allikud, vaid ka Rooma ja juudi ajaloolaste viited. Joosefus, Tacitus, Plinius, noorem, need polnud kristlased. Neil polnud põhjust Jeesust üles tähendada, kui ta poleks eksisteerinud. Jeesus eksisteeris, ta oli juudi räbai, kes elas 1. sajandil Palestiinas. Ta hukati Rooma okupatsiooni ajal ja küsimus on siis see, et mida ta tegelikult õpetas. Kurat, mul sai mälu täis korraks, aga I'm back. Ühesõnaga, mida siis Jeesus päriselt õpetas? Siin on siis oluline eristus see, mida Jeesus päriselt õpetas ja see, mis siis temast hiljem tehti, et need on kaks erinevat asja. Et Jeesus ei rajanud kirikut, Jeesus ei kirjutanud piiblit. Jeesus ei öelnud inimestele, et nad peavad seda kummardama hakkama. Tegelikult oli oma aja religioossete institutsioonide üks suurimaid kriitikuid, nagu ta oli just religiooni vastu. Ta ründas templi rahavahetajaid, ta sõi koos patuste ja ühiskonna heidikutega. Aga mida ta siis tegelikult õpetas? Ta õpetas seda, et Jumala kuningriik on sinus. Ta ei öelnud, et Jumala koht on kuskil taevas pilve peal, kuhu sa lähed siis, kui sa sured ja käid terve elu kirikus. Ta ütles, et see on juba siin, see on sinus. Ta õpetas, et teised inimesed suudavad teha seda sama, mida tema ja isegi rohkem. Siin ma siis tsiteerin, et tõesti ma ütlen teile, kes minusse usub, see teeb samu tegusid, mida mina teen ja teeb nendest suuremaidki. See ei ole üleskutse teda jumaldada, see on üleskutse saada ise selleks, kelleks sa tegelikult võimeline oled. Ehk siis sa ei pea Jumalat otsima endast väljaspool kuskil, vaid endast seespool. Ja et me kõik saame seda teha.
noh, ma ei tea, kõlab veits tuttavalt või, et kõlab nagu see, mis me just füüsikas rääkisime, et teadvus loob reaalsust ja et me oleme ühendatud millegi suuremaga. Ja no siin on siis veel üks huvitav aspekt. Läbi ajaloo on inimesed kasutanud erinevaid tehnikaid, aineid, et kogeda siis teadvuse laiendatud seisundeid. Noh, näiteks seened, taimed, hingamistehnikad, meditatsioon, paastumine. Ja need kogemused, ükskõik kuidas sa nendeni jõuad, on hämmastavalt sarnased. Et on siis kogu eksistentsi ühtsuse tunnetamine, aja ja ruumi kadumine, tingimusteta armastuse kogemine, arusaamine, et mina on osa milleskest palju suuremast. Kas Jeesus kasutas psühhedeelikume? Seda mina ei tea, aga need kogemused, millest ta rääkis, nagu Jumala kuningriik ja igavene elu, mina ja isa oleme üks, kõlavad väga sarnaselt sellele, mida inimesed kirjeldavad pärast sügavat müstilisi kogemusi, no pärast sügavat seenetrippi või midagi siukest. Võib-olla ta koges midagi, mida me hakkame alles mõistma, on ju. Üks asi, mis mind selle uurimistöö juures päriselt üllatas, on see, et kui palju piiblitekste on tegelikult teaduslikult tõesed. Ja me räägime nüüd siis asjadest, mis pandi kirja tuhandeid aastaid tagasi, aga mida teadus alles nüüd täna hakkab avastama. Näiteks siis, võtame siis näiteks paastumise, et piiblis on see läbiv teema, Jeesus paastus 40 päeva, Mooses paastus, Daniel paastus, et me oleme harjunud seda võtma kui puhast spirituaalset praktikat, aga tegelikult on sellel ka sügav tervendav mõju. Nüüd siin me siis oleme 21. sajandil ja teadus ütleb meile, et vahelduv paastumine on geniaalne. See käivitab autofaagia. See on siis protsess, kus keha justkui sööb ära oma kahjustatud rakud. See vähendab põletikku, parandab insuliinitundlikkust ja võib isegi vananemist pidurdada. No mõelge sellele, tuhandeid aastaid tagasi öeldi lihtsalt paastu ja saa terveks. Täna ütleb teadus, et jah, see töötab ja siin on teile täpsed bioloogilised mehhanismid. No siis muidugi see mõtete jõud, millest me juba korra rääkisime, et näiteks see placebo-efekt. Piiblis on ka üks huvitav lause. Nagu inimene mõtleb oma südames, nõnda ta on. Või siis teine, usk on loodetava tõelisus ja nähtamatute asjade tõendus. Ja no kui te nüüd kuulate, siis see kõlab täpselt nagu see, mida me ennem rääkisime kvantfüüsikast, et see idee, et vaatlus ja kavatsus mõjutavad meie reaalsust. Et uskumus loobki kogemuse. Tekibki küsimus, et kas nad siis teadsid tollal hetkel midagi sellist, mida me alles täna mõõtma õpime. Ja kui räägida näiteks ajaloost, siis kaua aega öeldi, et paljud piibli kohad ja tegelased on lihtsalt müüdid, et see pole päris ajalugu, aga viimased kümnendid on toonud pöörde. Et arheoloogid on leidnud Pilatuse kivi, reaalse tõendi siis Pontius Pilatuse olemasolust. Nad on leidnud raidkirju, mis kinnitavad Taaveti dünastia eksisteerimist. Isegi Jeeriku müüride kokkuvarisemisest on leitud arheoloogilisi jälgi. Ma ei ütle, et iga lugu on sõnasõnaline ajalugu, aga seal on kordades rohkem faktilist põhja, kui skeptikud kunagi uskuda tahtsid. Nüüd ma tahan olla teiega täiesti aus, et ma ei ole piiblit tegelikult lugenud. Noh, mitte kaanest kaaneni, ma tean mingisuguseid kilde, tsitaate ja lugusid, aga ma pole kunagi võtnud seda aega, et see süsteemselt läbi töötada. Ja ma olen teadlik, et see tekst on sajandite jooksul kõvasti toimetamist saanud, et kirikukogud valisid, mis sobib ja mis mitte. Kuningad ja paavstid muutsid tekste oma huvides, et see on nagu tõlgete tõlge. Nii et ma ei väida, et kõik seal on puhas kuld ja sõnasõnaline tõde, et see oleks natuke naiivne, aga samas nagu sama naiivne oleks öelda, et seal pole mitte midagi väärtuslikku. Tõde on tihti peidetud ridade vahele ja mõnikord peidavad need iidsed tekstid teadmisi, mida me alles nüüd hakkame päriselt mõistma. Ja ma pean ütlema, et mul on tekkinud huvi ja võib-olla ühel päeval ma loengi selle läbi, aga mitte siis usklikuna, vaid uurijana, et näha, mis seal siis päriselt kirjas on, mitte seda, mida meile räägitud on, et seal on suur vahe. On teooria, mida kutsutakse holograafiliseks printsiibiks. See pärineb füüsikast, konkreetselt mustaukude uurimisest. Hologrammi põhiomadus on see, et iga osa sisaldab informatsiooni tervikust. Kui sa lõikad hologrammi pooleks, sa ei saa poolt pilti, sa saad terve pildi lihtsalt madalama resolutsiooniga.
ja mõned füüsikud arvavad, et universum võib toimida samamoodi, et informatsioon tervikust on kodeeritud igas osas. Ja kui see on tõsi, siis sina sisaldad informatsiooni kogu universumist ja universum sisaldab sind. Ja see pole enam ulme, see on nagu füüsikateooria, mida võetakse tõsiselt. Siis on fraktalid ja Fibonacci, et vaata loodust. Fibonacci jada 1, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 21. Et see Fibonacci muster ilmub igal pool. Päevalilleseemnete spiraalis, tigukarpide struktuuris, puude hargnemismustrites, galaktikates, sinu DNA kahekordses heeliksis. Fraktalid on mustrid, mis korduvad eri skaaladel. Väike osa näeb välja nagu tervik. Vaata brokolit, vaata pilvi, vaata veresoonte hargnemist ja jõgede deltasid. Samad mustrid eri skaaladel. Ja see siis viitab sellele, et universum ei ole juhuslik kaos, seal on põhimõtted, mustrid, struktuur, matemaatiline elegants, mis läbib kõike. Ja sina oled osa sellest mustrist. Astrofüüsik Carl Sagan ütles kuulsalt, me oleme universum, kes kogeb iseennast. See ei olnud poeetiline metafoor, see oli sõnasõnaline tõde, et sinu keha aatomid, süsinik, hapnik, raud loodi tähtedes, mis plahvatasid miljardeid aastaid tagasi supernovades, mis paiskasid oma sisikõnnas tekkinud elemendid kosmosesse. Sa oled sõna otseses mõttes tehtud tähetolmust, aga rohkem kui seda, sa oled teadlik tähetolm. Sa oled osa universumist, mis on saanud teadlikuks iseendast. Mõtle sellele. 13,8 miljardit aastat tagasi oli suur pauk, vesinikupilved koondusid tähtedeks, tähed sünteesisid raskemaid elemente, tähed plahvatasid tähtede vahelisest tolmust, moodustusid planeedid, ühel planeedil tekkis elu muutus komplekssemaks ja nüüd siin üks osa selles protsessis istub ja mõtleb oma päritolust. That's crazy. See on ime, nagu konkreetselt see on tegelikult ime. Seda ei saa ju selgitada. Kuidas maailm algas? Suurest paugust, kuidas suur pauk tekkis? Nagu mitte milleskist või? Nagu sul ei saa midagi tekkida mitte milleskist. See nagu sellest sa pead küll nüüd aru saama. Ja nüüd tulebki siis see spekulatiivne osa, et kui universum või jumal või allikas või teadvus või mis iganes, kuidas seda kutsuda tahad, kui see on kõik, mis on, siis ainus viis, kuidas ta ennast kogeda saab, on jagada ennast osadeks, fragmenteeruda, unustada, et ta on tervik, kogeda eraldatust, kogeda piiratud olemist, kogeda aega, kogeda rõõmu ja valu, kogeda armastust ja kaotust ja siis läbi selle kogemuse aeglaselt sammhaaval meenutada. Ja sina oledki see meeldetuletusprotsess. Sinu elu, minu elu, meie kõigi elu on viis, kuidas lõpmatus kogeb piiratud olemist, kuidas igavik kogeb ajalisust, kuidas üks kogeb paljusust. See ei ole karistus, see ei ole test, see ei ole mingi kosmilise kohtuniku hindamine, see on mäng. See on avastamine, looming, kogemine ja sina oled mängija ja mäng samaaegselt. Ma tahan olla selge ühes asjas, et ma ei ütle, et me peaksime nüüd ignoreerima seda, mis maailmas valesti on. Ma ei ütle, et mediteeri ja kõik laheneb. Ma ei ütle, et sulgi silmad ja mõtle positiivselt. Teadlikkus on oluline. Sa pead teadma, kuidas süsteemid töötavad, kui sa tahad neist vabaneda. Aga teadmisest järgmine samm on toiming, ehk nagu tegutsemine. Ja toiming, mis tuleneb hirmust ja vihast, loob rohkem hirmu ja viha. Sa võid võidelda koletisega, aga kui sa muutud võideldes ise koletiseks, siis koletis võidab. Toiming, mis tuleneb selgusest ja armastusest, loob midagi muud, midagi uut. Nii et siis, kui sa tahad muuta maailma, alusta ise endast. See on nii klišee, aga see on praktika. Küsi endalt, kuidas sa ise endaga räägid, millised mõtted sul pidevalt peas keerlevad, millist energiat sa teistele annad, millist infot sa tarbid. Kui sa oled pidevalt vihane, kartlik, küüniline, siis see on vibratsioon, mida sa maailma lisad iga päev, iga hetk. Nii et kui sa suudad leida oma sisemise rahu, selguse, kaastunde, siis on ka vibratsioon, mida sa maailma lisad. Ja kui kvantfüüsikas on tõsi, et kõik on ühendatud, siis su vibratsioon loeb, su teadvuse seisund loeb. Siin on siis mõned praktilised sammud, mida me saame kõik teha, et me saaksime tuua siis ja maailma rohkem positiivset vibratsiooni. Jälgi oma mõtteid, mitte selleks, et neid kontrollida või maha suruda,
vaid selleks, et neid märgata. Enamik inimesi elavad lihtsalt autopiloodil, et samad mõttemustrid korduvad päevast päeva, aastast aastasse ja nemad arvavad, et see ongi nemad. Aga kui sa hakkad oma mõtteid jälgima, siis kes see on, kes jälgib? Sinu keha on instrument, läbi mille teadvus kogeb siis seda reaalsust. Hoia seda instrumenti. Liikumine, uni, toitumine, need ei ole lihtsalt tervisejutt, vaid see on teadvuse hügieen. Et raske teadvusega on raske mõelda läbi häiritud biokeemia. Infodieet. Sa oled see, mida sa tarbid, mitte ainult toidu, vaid ka info mõttes. Kui sa tarbid terve päeva hirmu, viha, draamat, konflikti, siis see on sagedus, millel sa vibreerid. Nii et vali teadlikult, selles mõttes, et algoritmid on disainitud sind kinni hoidma, mitte sind teenima. Ühendus teistega, me oleme sotsiaalsed olendid, on ju. Üksindusel on oma väärtus, aga eraldatus on mürk. Leia oma kogukond, inimesed, kes samuti otsivad, küsivad, kasvavad. Inimesed, kellega sa saad rääkida päriselt, mitte ainult ilmast ja jalgpallist. Need inimesed on olemas, nad otsivad ka sind. Ja siis loomingulises, loo midagi, kunst, muusika, kirjutamine, ehitamine, aiad, toit. Looming on viis, kuidas siis teadvus ennast väljendab. See on viis, kuidas sina osaled universumi loomingulises protsessis. Ära jää lihtsalt tarbijaks, loo ka midagi. Kui sa oled mõelnud pikalt, et tahaks ka, ma ei tea, mingi videoid teha mingis sellest teemast, ma ei tea, sul on mingi hobi, ma ei tea, käid kalal, oled kalamees, vaata. Fucking go for it. Lihtsalt võtad ela välja, filmi. Nagu see contenti loomine on osa mängust meil nüüd. Kunagi oli see nagu ainult, ma ei tea, YouTuberite või whatever, mingi influencerite teema. Siis nüüd nagu kõik võivad ja saavad ja võiksid nagu, kes tahavad vähemalt. Näiteks. Siis on manifesteerimine kui füüsika. Et manifesteerimine kõlab jälle nagu mingi uue ajastu jama, et mõtle positiivselt ja saad Ferrari. Aga mõtle sellele kvantfüüsika terminites. Kui vaatlus mõjutab osakeste käitumist, teadvus on seotud füüsilise reaalsusega viisidel, mida me täielikult ei mõista. Kavatsus on teadvuse suunamine. Kui sa suunad oma teadvuse, oma tähelepanu, oma energia millelegi järjepidevalt, siis sa mõjutad oma kogemust sellest reaalsusest. See ei tähenda, et sa saad mõelda ennast miljonäriks. Sa pead ka tegutsema ja reaalsus on kollektiivne, kõigi teadvuste koosmõju. Ja sellepärast me peamegi kollektiivselt endale ette kujutama paremat maailma. Mitte seda düstoopilist AI kontrollitud 15 minuti linnade, elektriautode, digitaal-ID, digitaalraha, nagu kõik see düstoopia pask. Kujutame midagi paremat ette. See tähendab, et sinu teadvus loeb, sinu suund loeb, sinu valikud loevad. Sa ei ole jõuetu. Mis siis, kui teadus ja spirituaalsus ei ole vastandid, vaid on sama tõe erinevad küljed? Mis siis, kui iidsed õpetused rääkisid millestki, mille juurde kvantfüüsika alles nüüd tagasi jõudis? Mis siis, kui me tõesti olemegi üks fragmenteeritud teadvus, mis mängib eraldatuse mängu, et ise ennast avastada? Mis siis, kui sinu mõtted, sinu vibratsioon, sinu teadlik valik päriselt mõjutavad kollektiivset reaalsust? Siin on mõned ajaloolised teadlased ja mõned mõtisklused, mida nemad siis öelnud on, näiteks siis Nikola Tesla. Päev, mil teadus hakkab uurima mitte füüsilisi nähtusi, teeb see 10 aastaga rohkem edusamme kui kõigil eelnevatel sajanditel kokku. Albert Einstein, mida rohkem ma õpin füüsikat, seda rohkem ma kaldun metafüüsika poole. Max Planck, see on siis kvantfüüsika isa. Ma pean teadvust fundamentaalseks, ma pean mateeriat teadvusest tulenevaks. Need ei ole olnud mingi uue ajastu kuurude laused, need on ajaloo suurimad teadlased. Nad kõik jõudsid samade küsimuste juurde. Mis on siis minu teekond edasi? Ma ei ütle sulle, mida uskuda, ma jagan oma teekonda. Ma hakkan tegema regulaarset sisu siis Instagramis ja TikTokis, kus ma jätkan selle teekonna jagamist. Mitte guru positsioonil, vaid kaasreisija positsioonilt. Ma üritan iga päev saada paremaks inimeseks, õppida, kasvada, jagada seda, mida ma avastan. Mul on tegelikult just firma, mida ma oma papsiga alustasin, mida ma siis võiksin ka dokumenteerida, kuidas me ehitame firma üles. See ei ole nagu meelelahutus, see on eksperiment. Mingil määral ikka mul nagu algude aegasest saati, kui ma alustasin videote tegemist, siis ma tegelikult tegin ju seda selleks, et mulle meeldib inimesi naerma jääda. Ma üritan seda huumorit tuua mängu aga samas ma nagu ei taha, ma ei olla kloun enam, et ma tahaks nagu
tuua väärtust. Ja ma kutsun sind kaasa. Miks see on siis oluline, et jah, maailmas on jõud, kes ei taha, et inimkord areneks, jah, süsteemid on korrumpeerunud, jah, meil on valetatud ja meid on manipuleeritud, aga kollektiivselt me saame tuua valgust, alustades iseendast siis on ju. See ei ole naiivne, see on ainus loogiline strateegia. Sa ei saa võidelda pimedusega. Sa saad ainult tuua valgust. Ja valgus algab sees poolt. Ja kui sa ikka kahtled, kui ma eksin kõiges selles, et kui teadvus ongi lihtsalt ajukeemia, kui surm on lõpp, kui mitte midagi ei oma tähtsust, siis mis kahju sellest on, et ma elasin elu, kus ma üritasin olla parem inimene, kus ma otsisin tähendust, kus ma armastasin ja lõin ja kasvasin. Shit makes me emotional. Ma suren niikuinii, aga vähemalt ma elan siis viisil, mis teeb mu elu rikkamaks. Aga kui mul on õigus, brother, kui mul on õigus, kui teadvus on fundamentaalne, kui me oleme tõesti kõik ühendatud, kui meie mõtted ja teod päriselt loevad kosmilisel skaalal, siis see, kuidas sa elad, omab tähendust. Nii et siis ühesõnaga igal juhul parem on elada ärgates kui magades. Boom. Ega midagi, kui video meeldis, resoneerus sinuga, kui tundsid, et mingi osa siit sellest peab paika või ei pea, kommenteeri, muidugi väitleme, mulle meeldib selles suhtes konstruktiivselt vaielda või väidelda, et jõuda siis vähemalt koos selle vastuseni. Jah, mina olen Rauno Reesmaa, Instagram ja siis TikTok on ka Rauno Reesmaa, hakkan sinna siis contenti lükkama ja ega muud midagi. Aitäh, et lõpuni kuulasid ja loome siis selle parema maailma.